Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid. Mina olen Kaie-Liis Reinut ja soovin sulle tere tulemast Valguse kanalile. Ja täna me räägime sellest, mida tähendab ärkamine. Põhimõtteliselt ärkamine tähendab seda, et sa ärkad mitte, ma ei mõtle siin füüsilist ärkamist, ma ei mõtlen siin hingelist ärkamist. Ärkamisprotsessis sa ärkad sellele, kes sina tegelikult oled. Mis on sinu missioon maailmas? Mis on sinu tegelik väärtus? Mis asi mõjutab ja määrab sinu eksistentsi ja nii edasi. Ja selles ärkamisprotsessis, kui sa oled sellele kõigele ärganud, siis sa mõistad seda, et iga olukord, kus sa oled olnud ja kus sa oled praegu, on tegelikult väga-väga loogiline. Ja ärgates on sul kindlasti see vajadus lõpetada igasugune valu ja kannatus. See on, ehk siis, kui sa ärkad, siis senised mustrid, sa mõistad, et need enam sind ei teeni. Sest ärkamises sa liigud täiesti teisele tasandile senisest eksistentsist. Ja sul on võime vaadata oma minevikku väga suure tänutundega ja näha iga oma kogemust, senist kogemust kui väga vajalikku asja sinu kasvamiseks ja arenemiseks ja laienemiseks. Ja kui sa oled ärganud, siis sa vabaned ka süütundest. Sa mõistad, et kõik, mis sa oled teinud siin elus, oli tehtud sellistest tingimusest, kus sa olid siis. Ja nagu me teame, siis kõik on muutumises, ka inimene on pidevalt muutumises ja arenemises. Ja sa mõistad, et sa andsid sel hetkel oma parima ja need niinimetatud, kes hindab seda nagu just kui vigadeks või eksimusteks, need olid tegelikult katsed ennast leida, et kes sa oled ja väljendada seda, kes sa oled sel hetkel. Ja niimoodi, kui sa seda mõistad, siis kogu sinu süütunne muutub armastuseks ja endale andestamiseks. See endale andestamine, see võib olla osadele inimestele üks kõige raskemaid asju, mis saab olla üldse. Sest kui sa ärkad, siis sa õpid ennast armastama. Ja sa lõpetad enda võrdlemise teistega ja mõistad seda, kui unikaalne sa oled ühest küljest. Ja samas, see on, mina olen sinnani jõudnud, et me oleme tegelikult oma sees väga sarnased. Ja meil on erinevad asjad, mis on meid vorminud teatud viisil, aga lõppkokkuvõttes me oleme kõik üks. Ja lõpuks sa avastad seda, et iga inimese ilu seisnebki endaks olemises. Ja et iga inimene on endana täiuslik. Sest ükski standard, tegelikult väline asi ei anna inimesele ilu ega ka seda tugevust, mis on siis inimeses, kui sa oled täiesti ehe ja ise. Ehk siis ärgates sa ei mõista ka hukka kõige vähem iseennast. Ja sa mõistad ka seda, et iga inimene on erineval evolutsiooni tasandil ja nii ongi, sest isegi kui teiste hoiakud, teiste vaatenurgad ei pruugi sinu jaoks sobida, sa mõistad seda, et igaühel on õigus proovida ja õppida oma hoiakute tagajärgedest ja oma hoiakutest tulenevatest käitumistagajärgedest. Ehk siis igaüks on oma evolutsiooni teel ja sõltumata sellest, kas inimese käitumine või olemine või olek meile meeldib või mitte, me mõistame seda, et ta on täpselt seal, kus ta on ja see on okei. Sest et sa õpid lubama inimesele või teistele inimestele olla need, kes nad on. See on üks raskemaid asju.
ja ärgates sa väärtustad ka olevikku rohkem. Sa aeglustad oma samme, sõna otseses mõttes oma kogu seda elutempot, väljendad rohkem, õpid väljendama seda, mida sa päriselt tunned ja oled avatud kõigele nagu armastuse kaudu. Ja sa õpid ka vaatama kõiki olendeid kui nii-öelda hingetasandilt. Sa austad nende olemasolu ja mõistad ka seda, et kõigil on tähendus ja igal olendil on ka tähendus. Ehk siis tegelikult sa oled selles ärkamisprotsessis väga palju rohkem ühendatud oma allikaga ja sa mõistad, et see kõrgem jõud mõjutab ja liigutab meie hinge täpselt sinna, kus ta peab minema ja ka läbi selle saatust. Ja ärgates oled sa pidevas suhtluses sisuliselt oma allikaga või universumiga, ükskõik kuidas sa nimetad, ja iga sinu liigutus, iga sinu žest, iga sinu olemus või oleku väljendus on kui palve universumile. Ja iga kord, iga olukord, mida me läbi elame, on justkui elupuudutus, mis kutsub meid üles ärkama veelgi rohkem ja veelgi rohkem. Ja siia lõpetuseks on võib-olla sobilik ja hea meelde tuletada seda, et väga sarnasel teemal on mul sellel laupäeval ehk siis 29. aprillil loeng Tallinnas, kuidas kergendada oma ülestõusmisprotsessi. See loeng algab kell 11 Niine tänaval, Niine 9 Kristallikeskuses ja ma kindlasti räägin sellel loengul, mis vahe on ärkamisel ja ülestõusmisel. Need on kaks erinevat asja. Paljud inimesed ajavad neid segamini või ei saa aru, mis neil vahet on. Seesama loeng toimus mul ka Elvas eelmisel nädalavahetusel ja meil läksid tõepoolest need teemad väga põnevaks seal lõpus. Ja ma luban ka, et sel laupäeval Tallinnas me räägime sellistest asjadest, mida ma Elvas ei puudutanud ja mida ma siiani pole üldse puudutanud. Et ma arvan, et seda isegi ei ole siiani eesti keeles sellest räägitud. Et ma tõesti tunnen juba ette, et see tuleb Elva loengust väga erinev loeng, sest kuigi pealkiri on sama, siis lihtsalt nii palju uut infot, mis ma olen vahepeal selle nädala jooksul läbi seedinud või poole nädala jooksul, peaaegu nädala jooksul, et seda infot, mida jagada teiega on väga palju ja erinevat. Ja kindlasti ka on teised küsimused, mis üles kerkivad, sest inimesed on erinevad, et kui sa tahad sellele loengule registreeruda, siis registreeru seda lingil www.kaialiisa.com/loengud ja sealt alt siis leiad selle laupäevase loengu. Kindlasti registreeru ette, sest kohtade arv on piiratud ja nii-öelda me räägime seal loengul kindlasti nii enda, nii nagu see pealkiri ütleb, nii enda kui kogu inimkonna praegusest ajast. Me räägime ka maailmas toimuvatest sündmustest, aga ülestõusmisprotsessi võtmes ja seletame lahti, nagu ma ütlesin, et mida tähendab ülestõusmisprotsess, kuidas see avaldub iga inimese elus ja kuidas see avaldub kogu inimkonna jaoks ja mida kõige tähtsam seal kohal, mida me igaüks saaksime teha, et see protsess võimalikult kiiresti ja võimalikult valutult kulgeks. Nii et kohtumiseni osadega siis loengus ja kui sa loengus osaleda ei saa, siis täpselt samalt lingilt registreeru ja sa saad pärast loengut selle loengu salvestuse, nagu ikka. Nii et kohtumiseni ja näeme taas Valguse kanalil. Ilusat päeva sulle!